Üldiselt teadsin küll, et see sammas oli siin, aga mina seda vist ei ole näinud. Ma ei tea ka. Võib-olla kui käisime isaga siin kirikus. No ja asi on selles, et sa olid Teravetel ja see oli linnapea ja... Mina olin muidugi lapsed peale kogu aeg selles Vamsa kirikus kaasas. Igatahes seal minul on noorepõlvest olnud, see on mul meeles, et kuna 43. aastal läksime kooli ja siis 44. aasta 24. veebruaril Jaan Saarent oli siis direktor, oli siis ees lipuga ja kogu kool läksime siis Ausamba juurde ja laulsime, meil olime kuskil oktoobrikuuses kooli läinud. Aga noh, kõik olid ju vanemad lapsed, 6-klassiline oli siis see Ambla kool. 6 vanemad lapsed ja nooremad ja mina olin 1. klassis ja minul oli ema ka suurkoori laulja ja olid juba ära õpitud. Hümn oli peas ja teada ja oli ka teada see lipulaul ja kõik siis laulsime, mis me seal veel tegime, ei mäleta, aga rongkäigus läksime sinna talvine aeg. Siis selle Ausamba juurde tagasi. Järgmine aasta oli juba Nõukogude kord ja enam edasi. Mis aastal see siis oli? 44. aasta 24. veebruaril ja see on mul meeles, et see oli väga uhke tunne oli marssida selles, kõik, kogu kool oli ja Saarent läks siis ees ja eks ta seal midagi rääkis ja vist lilli pandi, ma täpselt ei mäleta muud, aga ma tean seda, et tulid, kõik pidid laulma. Ja Elmi Saarent, Jaan Saarenti naine oli minu klassijuhataja. Tema oli lauluõpetaja, aga tema õpetas siis need laulud selleks, aga minul oli juba kõik peas. Enne seda olin juba lasteaias käinud, juba putionu oli otsast lõpuni kõik peas juba oskasin laulda. Ja siis koolis sai selle lipulaulu ja siis selle hümniga esimesed asjad. Õnnistava ja Oja oli muidugi uus õpetus oli ka meil ja siis Elmi Saarent andis usuõpetust ka. See 1 aasta olen siis usuõpetust õppinud ja siis tegin ka rumala käigu, kui see, ma olin niisugune kogu aeg käsi püsti ja tahtsin teada midagi, hirmus uudisi tuli. Selle asemel, et kuulata, et õpetaja asju, mina tahtsin veel teada midagi juurde. Ja õpetaja rääkis just seda Jeesuse elulugu ja kõik, kuidas ta seal suure hulga rahvast ära toitis ja ära jootis ja mina kohe käsi püsti. No, ja õpetajale meeldis, kui lapsed aktiivsed on. Mina küsin, kas see oli muinasjutt või tõsi. Ja ma ei mäleta, mis Elmi, ta jäi nii sõnatuks, et ta ei osanud ju otseselt midagi ütelda, aga midagi ümmargust umbes niimoodi, et seda teemat rohkem ei räägi, see oli nii ja kõik. Umbes pidid, mina jäingi segadusse, et ei teagi, kas on muinasjutt või tegelu, sest ma juba muinasjutte lugesin ju. Ma hakkasin 4-aastaselt lugema, mul olid juba muinasjutu raamatud loetud. Teadsin küll, et on. Nii et see on mu meeles, et oled sa nüüd siis vastuse saanud? Igaks juhuks igasugust asju ei maksa küsida. Õpetaja ei oska vastata. Aga see proua teadis väga täpselt selle, teil oli väga ilus mälestus, me siin alustuseks juba natukene kuulsime ja rääkime. No jah, see on lapse mälestus. No, aga see on ju reaalsus. Räägi meile kõigile. See oli 48-49 aasta. Amplasse sattusin 5-aastaselt. Enne elasin Nartnal ja nagu ikka sõjakeerises ja isa enam tagasi ei tulnud sõjast ja sai surma. Ja eks ema mind ikka vabatus siia samba juurde viis ja rääkis ka midagi. Nii palju, kui ma lapse meeltega aru sain sellest asjast ka. Ja siis huviti oligi niimoodi, et mul oli hoidja, ema töötas Roosnas Tallimehena koguste peal. Ja mina olin siis umbes sihukene, kuidas nimetuseks kass, kes kõnnib omapäi. Kui hoidja oli kuskil sõbrannade juurde läinud midagi, siis mina läksin jälle ka kõndima ja armastasin ikka kannistra kõndida. Ja siis eriti just suvel. Ja siis oligi niimoodi, et ikka kõndisin ümber selle samba niimoodi. Vaat seal on niisugused toredad astmed ja siis ringi ratast sai sudasin käia nii kaugu ülemisele välja, siis katsusin käega ka need päikesest soojendatud kivest sustasin ja mulle see nii meeldis. Kui Pärnustööle läksin, siis ikka läksin kõndisin see ringi ära ka. Kuigi ma vaatasin ka, mis oli samaste peale kirjutatud mujal, kes maetud olid ja siis ma vaatasin, missugused need
sambad pandud oli autodel, hirmsasti meeldis mul need sambad, millel olid nagu raamat tehtud valgest marmorist. Ütlesin, kui mina ära suren, siis mina tahan omale nihukest sammast, seda raamatut peale, see on nii tore, et ühel pool on sünni see kuupäev, teisel pool on surmakuupäev ja kuna ma ise ka lugesin juba, hakkasin ka vist 5 aastat juba lugenud, lugesin kõik see asju. Ja nüüd on mul muidugi ükskõik, mis rahvale pannakse, aga siis ma tahtsin ikka raamat pannakse. Nojah, ja ega ma siis ei oska sellest sambast muud midagi. Et ma olin vahepeal Roosnast ka ja kuna ma läksin Roosna algkooli, siis seda momenti mul ei ole, kui see sammas lõhati. Ja ma ise veel ükspäev siin mõtlesin, et huvitav, kui Tapal midagi lõhatakse, et see kostab Jambrasse ka mingil määral. Et kui need Amblas lõhati, kas see Roosnasse ei kostnud või kostis ta niimoodi mingi tümsuna või niimoodi, et lapse meelena mul teda meelde ei jäänud, kui ma oleks nüüd siin elanud kilomeeter sellest Ambrast, siis ma kindlasti oleks see meelde jäänud, see oleks ikka igavene lõmakas olnud. Ja oligi siis niimoodi, et kui ma siis järgmine suur Ambrasse tulin, siis enam sammast ei olnud. See oli jäänud see tügi kohe. Ja see oli 49. aastal jah. Ta pidi kuskil sügise poole olema, suvel ta veel oli. Jaa, et 49. aasta, seda veel üksugune see kooliõde veel rääkis, et sügisel läks kooli ja siis oli ka kalmistul käinud, oli inglit enam ei olnud. Nii et see aasta, 49. aasta oli Amblas erakordselt murranguline aasta, sest et jaanuaris Stalini korraldusel koostati küüditamise nimekirjad ja siis tuli Amblasse juba jaanuarikuust perekond Loit, mees, naine ja üks tütar, Tiiu. Tiiu on nüüd mul tuttav ja temaga ma olen ka rääkinud ühte teist, aga Tiiu vanem õde Malle oli kaua aastaid, tema oli Peterburis õppinud, tema oli jälle venelasega abielus ja täiesti ikka punane puhtal kujul, tsaari vastane muidugi kõvasti ja tema mees alles nüüd hiljuti suri, aga see Malle ise lõpetas Hertseni nimelise pedagoogilise instituudi Peterburis ja oli Eesti Riigiarhiivi peadirektor lõpuks Tartus hulk aastaid ja uuris siis kodulugu ja uuris suguvõsasid, oli suguvõsa uuringutest, tegi palju kaastööd. Temaga sain rääkida ja tema püüdis mulle selleks teha, et tema isa oli jälle kaitseliitlane olnud ja et umbes tulid Amplasse varju. Tegelikult isa oli hariduselt, see Loit oli hariduselt raamatupidaja, arvestaja raamatupidaja, töötas Eesti Vabariigi põllumajandustöökojas, põllumajandusministeeriumis. See oli tähtis koht ja Amblas oli Ambla koolimaja, mille mu vanaisa ehitas. Selle pool koolimaja oli siis selle kodumajanduskooliks nimetati, tütarlaste kool niisugune, aga see oli alluvuses, just selle põllumajandusministeeriumi alluvuses. Ja nüüd on 2 versiooni, kas määrati põllumajandusministeeriumi poolt see Loit Amblasse või tõesti ta tahtis Tallinnast mingitel põhjustel ära tulla. Igal juhul oli ta olnud väga ilus pikk mees, nüüd on viimased andmed, et ta oli armukesi pidanud muide ja temast palju vanem oli siis õde või see naine Juuli Loit. Juuli Loit ei saanud, oli õpetaja küll Ambla kooli, aga sügisel, selle sama 49. aasta sügisel sai Juuli Loit Jaan Saarendi asemel direktoriks. Mis sügisel küll ei saanud 49. 49. aasta ja tema sai oli juba koolidirektor, aga 49. jaanuaris ta tuli. Jaanuaris tuli jah. Ja siis oli ta õpetaja lihtsalt. Ja, 50. või jah. Ei, aga 49 olidki need sündmused ja siis oli see küüditamine oli
ja siis oli selle ingli purustamine ja ingli purustamise koha pealt siis no seda räägiti ka, et leiti, no kindlasti oli teine eksemplar olemas, seesamane paber, mis pandi sinna toruga sinna vundamenti ja see oli nende ingli ehitajate nimekiri. Esimesel kohal oli Jaan Saarend ja kohe leppis jutt, et Jaan päevapealt lasti Ambla koolist lahti ja sai asemele Juuli Loit. Juuli Loidul, no nemad olid ikkagi igal juhul sotsiaaldemokraadid, vähemalt kui mitte kommunistid. Nendel oli siis peale selle tütre Tiiu, kes siis tuli 5. klassi, mäletan patsidega tüdruk, Peele pioneeri kaelaret oli ka, mina jälle järgmine aasta juba läksime ära. Nii et tema oli puhta viiteline õppija ja neil oli ka vend Tõnis Loit ja Tõnis Loiduga puutusin ma siis niiviisi kokku, et Tõnis Loit oli õppejõud, polvökk ja materialism. Ja ühesõnaga punaste ainete õppejõud. Tema oli matemaatika loodusteaduskonna peal, mina olin siis ka sinna, kuulusin geograafina. Selles teaduskonnas oli geograafia, keemia, bioloogia, matemaatika, füüsika ja geoloogia. Ja ta kukutas meid niimoodi, et ma ei mäleta, et oleks keegi päris läbi kukkunud 2 peale, et uuesti eksamit teha. Aga kuna õppimine oli ette nähtud 4-5 peale, saime stipendiumi ja ta kukutas kursuste kaupa 3 peale ja mina, kes esimesel õppisin cum laude veel, ma ei saa alles lõpuni ei saanud aru, mida mina valesti rääkisin selles eksamil. Et ma kukkusin 3 peale, ma jäin ilma stipendiumite ja ma ei sallinud Loitusid, kui ma kuulsin, et Tõnis Loit võttis Amblast Mihkla Tiiu, ilus tüdruk, kes oli 6. klassis, kui mina esimesse astusin. Mul oli kange tahtmine ka nii ilusaks kasvada ja suureks saada, kui oli Pallinõmme Lemmekis oli valgete. Ma räägin siia juurde sulle ühe loo. See ilus tüdruk, kes tõepoolest ühtegi muud innet koolis ei saanud, kui ainult 5 ja mitte ühtegi päeva ei puudunud. Tema ronis sinna ühe selle tõkkepuu peale. Oli tehtud sinna tõkete ronimise puu. Ja see ronis sinna rinna ja kukkus sealt alla ja murdis käeluu. Ja järgmisel päeval võeti need maha sealt. Kogu see oli niukene tõketega, erinevate tõketega läbimine niukene kehalise kasvatuse tunni jaoks. Ja siis võeti kõik need maha. See Tiiu Loit kukkus siis. Ja Tiiu kukkus, aga ta oli tõesti pilt ilus tüdruk ja ainult 5. Ja ainult 5. Ja ta oli minust 2 aasta ees. Ja selle Tõnis Loitu me ei sallinud ülikoolis massiliselt, meie teaduskond kõik ei sallinud. Aga meie teadsime seda, et Loit oli ikka täielik kommunist. See naine. Ja see oli levinud meil sellepärast, et Jaan Saarend sai lahti ja kõik oli levitatud ikka niimoodi, et just selle Juuli Loidu pärast. Kuigi räägiti, et olevat olnud niuke tagasihoidlik õpetaja ja nii ja naa on selle suhtumised, aga meie jaoks oli tema kommunist, kes hävitas selle Ambla. Ja Ambla kool tänu Jaan Saarendil oli niivõrd tugev kool. Mina olin kogu aeg kõik pidevalt oli kiituskirjadega igal aastal ja me kolisime just selle 49 küüditamise eelmisel päeval 24. märtsil põgenesime oma perega Amblast Rakkesse. Teise valda, isa kirjutas ennast Järvajaani sinna üles, sinna registreeris. Ja siis selline teadmine, et olime kolinud salaja, käisime siis Amblas, ma käisin jalgrattaga Amblas ja Ristiema käest kuulsin ikka Ambla uudised, kuidas asjad olid. Ja Loitude kohta oli kogu aeg ülikooli ajal, kui ma kuulsin, et Tõnis Loit võttis naiseks Amblast ilusa tüdruku ja selle Mihkla Tiiu
ja oli neil 3 last olnud ja Mihkla Tiiur oli kaasasündinud südame teema oli tal, tema suri ja siis levis ka kohe niisugune legend, et noh, et Tõnis Loit ei hooldanud oma haiget naist ja oli ise süüdi kangesti, et naine suri varakult ära. Ja siis oli üks huvitav juhus, ma olin tööl Informatsiooni Instituudis ja hommikul lähen tööle, minu osakonna juhataja istus meiega ühes ruumis. Istun seal, see osakonna juhataja oli Jaak Aader, selle kuulsa näitleja Aadra poeg, EPA lõpetanud, täiesti läbinisti eestimeelne mees. Kõrval istub Tõnis Loit. Tõnis Loit räägib anekdoote kohvi joovad. Tuleb anekdoote nagu varrukast. Ja mõtlen, issand jumal, see, kes kukutas meil punane. Ja nüüd on Jaak Adraga sõber. No võite arvata, mis mu peast toimus. Ja ongi niimoodi, et kas 2 näoga mees või kuidas asjast aru saada. Aga Malle Loidu kaudu ma siis muidugi sain teada, et nende kokkupuude oli ka Anveltiga. Anveltid ja siis Leevaldid ja nii edasi, sealt Lääne-Raplamaa pool, Lääne-Eestist pärit oli see vanaema Anvelt, Jaan Anvelti, see oli vist Jaan Anvelti vanaema koguni. Olid lõpuni punased ja kogu see punaste värk oli selle Loitudega kaasas kõik. Kõik muud jutud on niimoodi, et mitte miski asi ei sega mitte arvamast, et igal juhul vasakpoolne ja igal juhul vastupidi meie perekonnale. Vaata, niisugused lood kõik. Mina pean ära minema, aga ma tahtsin ühe asja. Praegu ma vaatasin seda asja ja nüüd tekkis veel rohkem küsimusi. Ühesõnaga, siin on kavas, et on jäävabaks Eesti meri, vee Oxford. Ja selle aga meil on Sippeliga on see Oxford. Seda ma hakkasingi mõtlema. Tema haud on täitsa olemas, seda on. See on mujal. Aga võib-olla nad on seotud kuidagi. Ei, tema võttis ise, see laulu autor võttis endale selle nime. Sellepärast mul tekkiski küsimus, kas see on laeva nimi või on inimese nimi. Oxford oli Oxfordi ülikool. Me ei tea seda tuleb täpsustada, aga see laulu autor nimetas sellest ja tema haudaja nimi on kõik olemas. See on selles... Teise nimega inimene tegelikult. Ja tema on sündinud ikka teine nimi. Aga tema võttis endale Oxfordi nime. Ja Oxfordi nime all on ta maetud selles, Rahumäe kalmistul. Rahumäe kalmistul. Aud on korras, kõik on olemas. Eila, aga mul on küsimus meie Vabaduse ja Ausammaa kohta. Võimaluse eest kuulata ja jahtumist. Aga mida sa kuidagi moodi siis? Meie peaksime kokku saama, aga helistame. Kas teisipäeval võib teile helistada? Teisipäevas võib helistada. Ja ma tahaks seda numbrit saada ja siis räägime. Ja siis saame kirjutada. Aitäh. Kõike hea. Kas sinu andmetel nüüd lõhuti meie Vabaduse ja Ausammaas 2 seos? Kõigepealt ingel ja siis alumine osa nende nimede ja bareljeefidega või ikkagi ühel ajal? See võib-olla tuleb sellest, et on teada, mina selle Ristimaa kaudu niimoodi kuulsin, et Neemelo Värdi, kes ei ole põhiline anglane, tema jälle oli siis selle asjade organisaator punase piletiga, sest pärast sõda veteranid tulid, Amblasse tulid ka siis mõned punaste piletitega sõjast. Ja Neemelo Värdile oli muidugi antud ülesanne see ära likvideerida ja tema oli esimene variant oli see, et otsida traktor ja traktoristid ja tõmmata see maha, see sammas traktoriga. Ja Ambla mehed ei olnud mitte keegi nõus, ei olnud kuskil traktorid võtta, muide selleks ajaks oligi, minu isa oli selle piirkonna traktorist ja oli juba, me olime Rakkes juba ära ja ei olnud ja traktorgi oli masinatraktori jomale ära antud ja meil oli veel lõue peal ainult see
trofeetraktor, sõjaajast oli trofeetraktor tekitatud ja see jäi kõik maha ja ühesõnaga meie läksime ära ja ei olnud Amplast mehi võtta, vaata keegi ei haakunud, ei traktorit, mehi. Ja siis, eks ta muidugi vaatasid, tõsine lugu, kõrge sammas seal selle postamendi peal ja siis tulid idee peale, et lõhkavad. Sellest võis tulla seda, nii et ei proovitudki, see on legend. Mina olen jälle kuulnud, et traktoriga tõmmati ja truss läks katki ja traktorist jäi ennast täis. See on juba niimoodi, et see on juba tekitatud, selle legendile on juba soos juurde pandud. Et sellest ei tulnud, lihtsalt ei olnud nõus ja isegi lõhkamisega oli niimoodi tegemist, et Tartu Ambla Alevist ei leia mehi ja otsiti väljaspoolt Alevit. Ja siis on teada seda, et ikkagi leiti võimalus, joodeti täis. Need, kui palju neid lõhkajaid oli, seda ei tea. 1 või 2 või 3 või... Aga see ei toodud Paidest? Seda ei tea. Väga võimalik. Igatahes Alevist ei kuidagi ei leitud. Aga muidugi Alevis on nii kahtlased inimesed. Üks oli see Neemela Värdi. Siis jälle võis olla, no see Loit võis olla kuidagi seotud, sest see Loit oli olevat pidanud, see mees Loit, pidanud kõnesid kõikidel punastel tähtpäevadel väga hiilgavalt ja ka niisugune näidanud ennast tugevalt punasena. Ei tea, siis on veel üks huvitav. Hakkasin mõtlema, et kui neid joodikuid taga aeti, siis minu ristiema mees oli ju ka ilma töötu ja surnu ja vaht ja hauakaevaja ja Valter Võsa. No ta oli meie perekonna, ta oli üldiselt selles kitsamas ringis ikka usaldusväärne inimene, aga purjus peaga ei saa vastutada inimestest. Kui inimesed on juua täis, siis mis nad teevad, kas oli kaasas või tuli see teadmine kuskilt teistelt joodikutelt, sest joodikud käisid ka omavahel läbi, nii et seda ka ei tea. Ja siis ma hakkasin kahtlustama, et meil oli juttu Pruunimaiest. Aga nüüd mul see, et ta tikub ära langema. Pruunimai oli minu klassiõde. Ja nüüd ma sain teada niisugust asja, kõigepealt see, et... Tal oli vend ka, aga see oli niisugune ohmume, kui kutsuda... Tema on vend... Lõdvaks, Pruuni lõdvak. Kuule, ei saanud olla, tead mis asi, sellepärast, et tema oli üksiklaps ju. Noh, meil linnap ei seal... Jaa, aga teate, mis huvitav asi... Või oli siis, noh... Kuule... Et elasid koos igal. Ei, aga Pruuniga koos võib-olla jälle mingi seda tuleb küsida täpselt. No ei tea, Mai on ju täitsa elus ja Mai ei ole mingit vennast rääkinud. Tema kasvas üksin. Ema oli kodune, aga isa oli olnud jahimees. Ja isal oli jahipüss kaheraudne. Ja isa püss oli olnud Prantsuse päritoluga. Olid kaunistatud 2 poolt mingisuguste hõbeplaatidega, kaunistustega ja kui isa ära suri, siis Mai müüs hästi kalli raha eest selle püssi ära. Ja ma hakkasin küsima, kuidas tuli jutust välja Mai käest, et isal oli vend, ka jahimees. Ja jahimehena oli tema Jäneda selle mõisa selle mõisliku aednik olnud. Oli ta aednik ja jahimees ka. Ja siis mina püstitasin kohe versiooni, aga nii, kui ta oli seal mõisliku teenistuses ja tema jahis käis, laskis mingit midagi head söödavat parunile ja võib-olla oli ta tubli aednik ka, ta oli suhteliselt noorelt surnud. Siis mõistlik võis kinkida selle samase uhke püssi jahimehele, kes talle tõi saaki, eks ole. Ja nüüd pärast surma jäi ilmselt selle sama venna see jahipüss alles jäi siis Pruunimaie isale, oma vanemale vennale.
ja nimed ja tema selle pruuni nimi on originaalis 1834 olnud Braun ja sugupuu läheb Rootsi välja ja arhiivid Mai on uurinud, aga tema võõrkeel oli inglise keel, seal on saksakeelsed ja rootsikeelsed materjalid Rootsi arhiivis. Tal jäi pooleli uurimine, sellepärast et sugupuu juured lähevad Rootsi, et selle Brauni vaatamist tuli välja. Siin on nüüd veel üks lugu. Arnold Rannu on kirjutanud käsikirjaliselt, tema maja on seal Reinevereste ääres kohe vasakut kätt. Ja nendele anti korraldus 49. aastal roosnameestele siis Vabaduse ausammast lõhkuda. Aha, seda ma olen ka kuulnud, et roosnameestele. Ja nemad tulid siis kuni kiriku väravani ja viskasid oma kirgad ja kangid maha ja saatsid pikalt, et ei selge, nemad oma see klapib väga hästi. Ilusat ausammast ingliga lõhkuma ja. Hoiak oli niimoodi, et mitte kuskilt ei saanud ja ilma viinata ei saanud midagi ette võtta, aga see pidi olema väga piiratud seltskond võõraste inimestega, kes siis ja selge, et ega seda teinud üks mees, seda lõhkumist. Ja see lõhkumine sai olla ainult siis suvekuudel 49. aastal. No öeldakse septembrikuud pakutakse enamasti. See võis ka isegi, sest et oktoobris hakkas kool alles pihta ja siis see, kes läks oktoobris kooli, see rääkis, et siis oli juba ingel läinud. Aga huvitav on see, kuidas üks tükk nüüd nende vabadussõjast langenute nimedega, kuskil 7 nime, sattus siia selle sama kultuurimaja pärand alla. No jah, aga... Et kui see nüüd kultuurimaja põles 82. aastal nädal aega peale Mustlas Paruni Kozlovskise matust, siis põles ära ka see alumine pärand ja kui seda hakati taastama, siis nii, et kui meie juba Vabadussõja sammast hakkasime sinuga koos taastama 88, siis oli juba see tükk olemas meil hoiul oli, siis oli juba siit kultuurimaja põrandalt välja tulnud, et keegi oli ilmselt ikkagi ühe tüki siia hoiule pannud. Aga see on huvitav, et ei tea, kes need olid. Ja selgelt, kui ta lõhati, siis muidugi paiskusid need tükid laiali ja neid tükke ja kellele siis kas meeldis, mis ta peas võis olla, kes siis seal ära toimetas või keegi leidis. Keegi võis ju leida, see ei pruugi ikka see lõhkeja olla. Üks tükk tuli veel mõni aasta tagasi siit, kui on nüüd see, kus Vattaja elas ja nüüd vetikud on siin bussijaama kõrval. Tegid seda trassi, vee ja kanalisatsiooni trassi, siis oli mingi tükk oli sealt tulnud ka välja, pakuti siin ühel teisel, aga läks Paide muuseumi. Aga ma ei tea, kas seal peal midagi vist oli peal, et nad arvasid, et Vabadusse ja ausamba tükki. No ja vaata, ja siis need on selged, need tükid on selle samba omad, aga samba otsas oli ju ingel. Ja inglist ei ole jah siin. Ja ingli kohta levis siis niisugust juttu, et see ingel oli jõkke uputatud või jõe kaartele kuskile ja nüüd see Pruuni Mai mulle seda rääkis, et tema oma isa käis jälle kalmistul. No kui ta oli juba siin mitu aastat juba Ambla koolis käinud ja käis kalmistul ja isa oli talle näidanud Ambla jõe poole kalmistult, et seal siis oli juba võsa, et sinna on maetud. Aga kas nüüd tükid või tükk või seda nüüd ei tea, aga levisid igasugused jutud, et keegi on näinud jõest veest on läbi ingli tiib paistnud ja midagi taolist. Selle Ambla jõgi ja see oli väga tihedasti rooklev ja see Ambla jõgi on hiljem nüüd maaparanduse käigus tehtud niisuguseks magistraalraaviks ja sirgeks aetud. Aga enne sellel jõel seda aega, ma mäletan, meie vastas sealt üle Sipelga poole sealt üle tee, me käisime seda vett tooma, peapesu vett selle jõest tooma, sest meil oli kaevus igal pool rauaga seal, niisugune kõva vesi, saunapäevadeks tõime alati vett jõest. Sellel jõel jõgi oli väga veerikas,
allikaline ja sellel jõel olid nende käärude kohtades olid niinimetatud hauakohad ja isegi seal selle Heinamaal just meile selle Sipelga pool küljes oli ka teada, et üks koht oli, kus inimesed uppusid. Sellepärast, et vesi keeras seal, keeraski niimoodi, kes sinna ujuma läks sinna haua kohta, keeras sinna, uppus ära, kes sinna sattus. Mujal oli ta nii madal, et kui kivid pandi suvel kuivas ära, mööda kive sai üle jõe minna. Meie juures oli purre tehtud, üks palk oli pandud üle jõe. Ja jõgi ei olnud väga lai, aga ikkagi hüpata ei saanud ikkagi nii, aga jõgi oli kalarikas. Onu püüdis lutsu kivide alt, tõstis kivi, vähid all. Meil kogu aeg keedeti vähki suure pajaga punaseks ja sõime vähki. Ma lapse võrves sõid vähki ja lutsusid olid seal kahvliga onu püüdis. Ja, nii et oli selline see jõgi, nii et võib olla, et ongi siin kuskil see pargis jälle selline koht, kus oli see meander nimetatakse, need keerukohad, kus selle jõgi keerab, need on meandrid ja et kuskil meandris, mis seal pargis võib olla, seal võib olla ongi kuskil ringi. Mina käisin ka omal ajal kuskil Lehtse kandis, räägiti vanemad mehed kellegagi koos otsimas jõest tükki, nii et see jõe versioon ikka on kostub läbi, aga mis jões ja ei leidnud meie siis tükki sealt jõest. Ja sellepärast, et rikuti see võimu ära ja selle tõttu jälle vesi läks padrema seal nii, see on nii täitsa magistraalne, et enam ei ole seda jõge, mis oli ikka täitsa kiire ruum ja alati suured õppusid, need pildid oli Angla oli Poolalevi pool peal tohutu suur veemas. Oota, sa enne ütlesid seda, et nimekiri oli selles mälestussamba sisse nagu nurgakivi põhimõttel pandi mingi torbik sinna sisse või? Ja. Aga kui taastamine, kas siis ka pandi mingisugune asi sinna sisse või? Oli. Aga see ajalehti ja raha ja mingid paberid ja dokumendid ja see oli ikka niisugune komme, et sinna vundamenti pandi. Ilmselt ka annetajate nimekiri vast. Ja seal oli muidugi ja selle vabadussamba avamisest on ju ka, see on ka väga tore, et Jaan Tõniston oli siis riigivanematest, kes tuli seda avama ja oli septembrikuus. No sina ka ja see oli tähendab tore tulid. Ja siis seal haridusselts oli siis see põhiline, kes selle korraldas. Haridusselts oli Ambla kultuurijuur. Kõik, mis tehti, oli haridusseltsi ettevõtmised, koolimaja ehitamised ja kõikidele ühiselu korraldamised ja need seltsid, kõik, mis Amblas olid tekkinud, need aktiivsed inimesed olid mitmes kohas kõik, osa oli haridusseltsis ja siis teistes seltsides kaasliikmed, kõik Ambla pank ja Lehtse pank ja Tapa pank ja Kartuliühistu ja kõik need olid muide minu vanaisa asutatud. Minu vanaisal selle matuseliidi peal on reaski päevalehest alates. Kõik need, need seltsid, kõik, kes siis mälestasid teda, suured uhked liidid olid tehtud. Ja see haridusseltsi poolt asutatud oli ka siis pandi haridusseltsi poolt ka sinna see puu kasvama ja Kaitseliidu poolt oli puu kasvama, neli erinevad puud olid. 4 tamme. Ja 4 tamme ja üks ei läinud hästi kasvama ja sinna istutati teine uuesti. Ja siis selle koori juhatas Jaan Saarend ja Jaan Saarend oli ühtlasi selle koolidirektor ja oli haridusseltsi juhatuse esimees. Aga sekretäriks oli minu vanaisa. Tema oli kalligraafilise kirjaga, oskas dokumenti asju korraldada ja sellepärast, et seltside asutajatel igal pool on ka tema kirjutatud põhikirjad ja kõik need asjad. Ja tema koos selle Pätsiga veel, kui ta võeti siis Kuksemaa valla kodanikuks, siis jälle see Päts siis koos asutasid ka Ambla või tähendab Järvamaa esimese maavalitsuse 1917 suvel.
ja siis tegelik juht oli üks teine mees, aga põhitegemist oli Mihkel Kask, minu vanaisa siis, kes tegelikult juhtis seda asja, sest Päts ise oli küll, valiti ka delegaadiks ja minu vanaisa ka, nad saadeti ju Tallinnasse, järgmine päev oli Tallinnasse suur jälle kogunemine siis jälle ja hiigelsuur foto tehti, kõik on seal pildi peal ilusti. Ja siis selle samba avamisel oli, minu vanaisal oli kontakt ju Jaan Tõnissoniga juba selle tõttu, et ta oli juba seal Torme ja kõigiga varem juba tegemist teinud ja Jaan Tõnissoniga Tartus kontakteerunud ja siis oli Jaan Saarent juhatas laulukoori, laulukoor laulis, segakoor laulis siis seal laulsamba juures ja haridusseltsi Pärja asetas selle Inglile minu vanaisa Saarenti eest, sellepärast et Saarent ise juhatus parajasti seda laulukoori. Ja minu isa oli sellel ajal 18-aastane, oli vanaisa kõrval, võttis osa sellest. Ja see oli küll tore, et minu isa sai taastamisest ka osa võtta ja pidas väikse kõne, ka see on seal lindistatud ju ka kõik. Siin on laululeht on ka taastamises. Ja pidas ka kõne, et isa sai veel seda aidata taastada, mina korjasin rahasid ja sai selle Ingli pea alusel hakata seda monteerima, sest minu Ristja hoidis selle mudeli selle kipspea alles, kolis ära ja siis andis mulle selle pea. Aga kus see kipspea on? Kipspea on, ma viisin selle ajaloomuuseumisse. Ja Maarjamäel ajaloomuuseumis. Ja selle võttis vastu see varahoidja võttis vastu, Starkov, muidugi ja siis läks jah niisugune asart tekkis hirmsasti, suur asart ja no muidugi see oli niisugune ohtlik aeg veel ikkagi, mina ei julgenud kodus hoida seda pead. Sest mul oli ta klaveri peal ja mina mõtlesin, et rahvast igasust käib, mis pea, kuidas Starkovi veel tunneb keegi ära, Starkov ja Ambla Ingli jomaks. Väga ohtlik aeg. Nõukogude aeg veel kestis 3 aastat. See oli veel niisugune, tead, siis oli segaduste aeg oli ju eriti hull jälle, kõik ei teadnud, kus poole vaadata ja mina siis läksin sinna Maarjamäele ja näitasin ja siis andsingi üle sinna ametlikult kohe. Nii et see pea on hoitud ja ajaloomuuseumis, no täitsa väärikas koht. Nii et Eesti ajaloomuuseumis on hoiul see. Aga tänu sellele, et see pea oli olemas ja fotod olid olemas, sai kõik mõõdud, kõik sai taastada tänu sellele, sest Brockmanni oli eest ja tagant igat poolt ja võetud ju pilte ja Ingli pea oli aluseks, selle sai mõõdude järgi ja kõik niimoodi taastatud. Ja siis just see, et ma läksin kohe siis, kui sulle sina selle jutluse ära pidasite selle koosoleku ja otsustasime, et hakkame taastama, hakkame nii nagu Eesti rahvas korjas raha ja meie korjame ka vanad amelased ja teeme samasuguse. Ainumäe ütles ikka, oli poolt, ütles, et tema annab masinaid ja kõik kui vaja ja mina tootsin ka 2 jalaga. Igal juhul samasuguse teeme, et ei hakka teistsugust välja mõtlema, ikka selle sama oli teada, et tükke on siit ja sealt, aga taastada ei saa, et on nii ära tükerdatud ja laiali veetud, et ei ole võimalik seda kokku lappida kuskilt, siis ei olnud veel neid tükke nii palju ka. Ja siis ma läksin kohe selle, tulin kohe, sõitsin rongiga Tallinna ja kohe läksin moment sinna Raja tänavale. Ma ei läinud kojugi. Seal oli õhtuse rongiga tulin ja läksin kohe sinna ja koputan selle monumentaalkusti suure selle, nende töökohad olid kõik Mustamäel, minu kodu lähedal. Ja läksin, kuulen, et mingi koputamine käib, keegi on majas, aga uksed on kõik kinni, sisse ei saa. Ja aknad kõrgel ja koha ja kuskil ei saa koputada niimoodi. Aga ma ikkagi tagusin, mul oli see Brockmanni foto kaasas ja nii kaua tagusin seal kividega ja kuidagi sinna akna ääre peale ja tuleb akna peale vaatama keegi
mees, keda ma ei tundnud oli selle monumentaalkunsti kateedri juhataja, ise sealt seal kaputas seal ja mina võtsin selle pildi taskust, võin lahknust näitada, nüüd näe. tema ütles, oi, tulge sisse. Läkski jutuks lahti, mina räägin, et värskelt just otsustasime, et hakkame taastama. ta ütles, et see on nii ilus, et seda igaüks tahaks taastada. Ja noh, siis selle tuligi jutuks, et Starkov teinud ja ta ütles, aga meil on ju 3. kursusel Starkovi lapselaps. ja midagi, Anne Starkov. ja et ta on 3. kursusel töö vaja teha. tegigi, andis see Varik talle selle ülesande teha oma töö Ambla viigel ja siis tehti üks variant, mis ei läks, me käisime vaatamas, mis oleks nässu neil aga ikkagi tehti ikkagi ära ja Hannes Valter on kahjuks nüüd surnud, aga vaata, missugused juhused, kuidas, mismoodi. mul oli ikka hea meel, et ise ma olen alati uhkustanud, et minu kõige suurem töö, mis ikkagi on maa peal, maamärgina kõige suurem ja muinsuskaitse alguse ma astusin muinsuskaitses alguses maksin sulle liiklemaks või riikbaasi. ja et sai see ingel sellega tänu sellele minu ristiemale ja selle peale ja kogu selle asjale käigu sisse anda ja minu isa sai veel kõnet pidada ja avada seda taastatud seda. See on ikka niisugune uhke tunne ikka küll. Kuule, kas me koos ei käinud seal Vaariku juures? Käisime pärast kokku, aga mina läksin siis üksinda. Ja leppisime kokku just, et kuna sina selle küsimuse üles tõstsid, et me juba pidasime koos, aga ma talle rääkisin kõik selle jutu ära. Ja siis ta ütleski, et oi, et mul on Hannes Starkov juba seal olemas 3. kursusel juurde vaja tööd teha ja et vaata, mis kokku sattumus, et vana Starkovi tööd. Ja leppisime niimoodi ära ja siis ma ütlesin, et minul on taht olemas Tõnuga ja siis leppisime kokku, et tuleme koos tema juurde ja siis läksimegi. Ma mäletan, et pimedast läksime veel ja... See oli eraldi päev, see oli mitte sellel päev. See oli eraldi päev, aga siis läksime ja siis panime selle asja käima, et ikkagi tellimised ja töösse ja. Nii et niisugune sissejuhatus oli, et jah. Hakkame seda...